Aga kui me räägime, muidugi, kui me räägime sellest ka, et neid projekte on hästi palju, siis osad inimesed vaatavad seda kui nagu ebaõnnestumist, on ju, et sa ebaõnnestud igal pool. Mina vaatan seda asja kui ettevalmistus millekski palju põhjalikumaks. Ja ma olen seda öelnud juba hästi-hästi ammu, kui me kunagi Martin Pukspuga tegime saateid, siis meil on üks saade tegelikult isegi olemas, mille pealkiri vist on kronoloogiline intuitsiooni kuulamine, midagi taolist. Siis seal ma räägin põhimõtteliselt sellest, kuidas see kõik, mida me kogeme täna, need taipamised, need kogemused, need inimesed, need kohtumised, need suhted, need töökohad, need projektid, need ebaõnnestumised, need õnnestumised, need kõik on ettevalmistused selleks, et me saaksime kasvada, jõuda sinna, kes me oleme mõeldud olema. Ja teistpidi ettevalmistused ka järgmisteks sammudeks, järgmisteks projektideks, järgmisteks ettevõtmisteks, järgmisteks inimesteks, järgmisteks taipamisteks, järgmisteks kogemusteks ja nii edasi. Nii et see on kõik ettevalmistus. Seega ma ei vaata seda niimoodi viltuselt, et ma olen läbi kukkuja, pigem olen väga palju õppinud.